Meie oleme Tartu Ülikoolist. Näitame teile majandusteaduskonda läbi tudengisilmade. Selleks toome teieni podcasti Akadeemiline veerandtund, kus räägime täpsemalt sisseastumistest, tormilisest tudengielust kui ka tulevikust. Siin saab see kõik alguse. Üks host, üks külaline, 2 mikrit ja palju mida rääkida. Mina olen Kaisa ning täna on meil külas Marko Lavsepp, kes räägib meile, kuidas edukalt riigieksameid sooritada. Aitäh, et sa tulla said. Räägi meile natuke endast, mis gümnaasiumis sa käisid ja millega sa praegu tegeled. Tervist! Minu nimi on Mark siis. Olen hetkel siis majandusteaduskonna 2. aasta tudeng. Tulin Hugo Treffneri gümnaasiumist. Vahepeal läbisin 1 aasta kaitseväes ja nüüd siis olen täiskoormusel õppel majandusteaduskonnas. Vabal ajal, mul on veel väike laps, ehk siis elan väikest pereelu ja vabal ajal teen palju sporti ja olen ka Tartu Reforminoorte liige, ehk siis natukene katsun ka seda poliitika poolt endas elavdada. Ja miks sa just majandusteaduskonna valisid? Kas sa juba teadsid seda enne kindlalt ette või see oli pigem siuke emotsiooni pealt otsus? Eks ma nüüd tagantjärele saan öelda, et see otsus oli loogiline, et ma kuidagi alateadlikult kaldusin majanduse poole. Et mul on alati sellised arvude maailm on väga meeldinud, sest matemaatika mul on väga meeldinud. Ja samuti see sotsiaalne pool, et siin saab et see ei ole ainult matemaatika, et see ongi seda suhtlemispoolt, kujunduslikku mõtlemist, seda loovust saab kasutada. Et eks see kaitsevägi andiski mulle sellise mõtlemisaja, et siis ma olin kindel, et ma nüüd astun siia sisse ja saan ka siis sisse. Kuidas sa riigieksamiteks valmistusid, et mis on need nipid, mida sa kasutasid? Põhise aspekt on järjepidevus, et sa hakkadki järjepidevalt õppima, sa muudad oma õppega mitmekülgseks, ehk siis sa näiteks, et sa loed, kuulad ja siis samal ajal praktiseerid. Et kui võtta näiteks matemaatika, siis sa oled tunnis kohal, sa teed kaasa ja sa mõtestad enda jaoks lahti ka, mida sa teed. Ja et sa teed seda järjepidevalt, igapäevaselt, et ma teen kas või iga päev natukene, mitte et ma ei õpi siis viimasel õhtul kogu seda teemat selgeks. Et sa oled oma mõtetes seal protsessis sees ja su mõte jõuab sellega paremini kohaneda. Teiseks on kindlasti see, et tee enda jaoks selgeks, mida sa tahad saavutada. Mingi hetk ma sain aru, et mul on, kuna matemaatikas on eksam, siis sa 10. klassis saad aru, et okei, selles on eksam, selle eksami tulemus mõjutab minu ülikooli sisseastumist. Seega ma pean selles pingutama. Ehk siis ma teadlikult selles tunnis ma kuulasin rohkem, ma olin võib-olla rohkem olemas nii mentaalselt kui ka siis füüsiliselt. Et ikka oli neid olukordi, kus sa gümnaasiumis mingis tunnis, näiteks muusikaajaloos, ei olnud nii kohal. Aga see oligi see, et mina mõtlesin endaks lahti selle, et muusikaajalugu annab mulle seda huvi aspekti täidab minus. Et ma saan huvitavaid teadmisi, ma loon mingeid huvitavaid seoseid, aga matemaatikas ma nägin seda fundamentaalselt põhjust. Et kui ma siin teen hästi, siis see muudab minu elu lihtsamaks siis näiteks majandusteaduskonnas, kus ma saan seda analüüsivõimet, seda loogikat, neid seoste loomist oma kasuks ära kasutada siis. Aga kas sa mõtlesid siis juba 10. klassis, et äkki majandus või see tuli hiljem 11. või 12. klassis? Kui sa jälgid mingit sotsiaalmeediat, siis üldiselt ma vaatasin ikka selliseid majandusuudiseid ja siis spordiuudiseid. Ehk siis minu jaoks oligi et kas ma valin nüüd spordi, ehk siis kehakultuur, või siis ma võtan majanduse. Ja gümnaasiumis meil olid selliseid valikaineid, seal Treffneri gümnaasiumis Ülle Seebri andis seda majandusvalikainet. Et sellest võtsin osa, siis kindlasti mis seda ajendas, oli ka see 11. klassi uurimustöö, praktiline töö, kus me siis tegime poistega õpilasfirma.
et juba sealt vaata tuli see esimene nagu kokkupuude ja ma tahtsin sellest nagu teemast nagu rohkem aimu saada ja just mõista nagu seda olemust ja seda sisu ja selleks ma tundsin, et mul on vaja lihtsalt spetsiifilisemaid teadmisi majandusest. Ja just seal nagu ma tunnen, et see majandus nagu annab mulle ka mu praktilises eraelus nagu päris palju sellist nagu juurde ja ma saan ka oma nagu perekonda nagu kuidagi anda neile juhiseid ja sõpradele. Ja kui ma näen nüüd nagu kuidagi seda laiemat pilti, kuidas inimesed näiteks kuidas nende käitumine mõjutab nende näiteks tarbimisotsuseid või kuidas me finantsiliselt oma raha siis, mis ressurssidele me nagu paneme seda. Aga kas sa tunned, et sa tegid midagi teisiti kui näiteks su klassikaaslased gümnaasiumis just nagu valmistumise mõttes, et miks sul just nii hästi läks? Minu jaoks organiseerimine on hästi oluline. Ehk siis ma organiseerisin oma õppimist ja nagu planeerimist. Kohati ma oma sõprades ja klassikaaslastest nägingi seda, et neil oli nagu veidi selline pillapallase. Et õpin, kunas siis aeg on. Minul oli pigem see, et ma enne õpin ja siis ma võimaldan endale vaba aja. Et ma ei pea see nagu enne neid kontrolltöid või kui sul sa õpid mingi päev varem, siis sa ise ajad ennast kuidagi nagu stressi. Aga kas mõni õppeaine sul üldse raskusi ka valmistas? Pigem oli see, et nagu sa ei huvitunud, kui võtta näiteks bioloogia. Et tõesti, mind see taime mingi sügavam ehitus nagu nii väga ei huvitanud, sest ma ei tunne taimede vastu nii suurt huvi ja ma ei näinud ka selles nagu nii suurt nagu pointi enda jaoks, et kuidas see aitab mul nüüd kuidagi nagu päriselulisi probleeme lahendada. Aga kui palju sa spikerdanud oled, kas siis gümnaasiumis või juba siin ülikooli aegadel? No eks ikka olen spikerdanud selles mõttes, et ma arvan, et igaüks on. Ma valin jälle neid aineid, kus ma seda nagu endale justkui luban. Et matemaatikas ma ei lubanud endale kunagi spikerdada, sest see oli minu jaoks tähtis. Võib-olla mingi bioloogias tegin väikse kõrvalpilke kuhugi. Aga see pigem nagu, mida ma õppisin sellega on see, et mul juhtus tihti see, et ma tegin küll nagu spikri valmis justkui, aga ma ei spikerdanud. Sest ma tänu selle spikri valmis tegemisele ma õppisin tegelikult selle teema endale selgeks. Eks me ikka spikerdame ja peasin see, et ära vahele ja aga eks see on su enda mingisugune moraalikoodeks, mis sulle seda koputab sulle südametunnistusele siis. Kas sa oled nii-öelda nagu öökull või looke, et kas sa oled ööinimene või hommikuinimene, et kunas sa tavaliselt õppisid? Õppimine on ikkagi kõige produktiivsem minu jaoks õhtuti, just enne magama minekut, et ma kuidagi talletan seda informatsiooni. Ma olen mõelnud, et enne kui ma lähen magama, kui ma õpin mingi, tund, poolteist, siis magades sinu aju ikka ju nagu protsessib seda, mida sa nagu päeva jooksul tegid. Hommikul ei tule sellest midagi välja, et minu meelest hommikul ma saan teha mingisuguseid nagu selliseid praktilisi ülesandeid, et ongi kui vaja mingi tehe ära teha või mingi ükskõik milline selline praktilisem töö, kus sa ei pea nii palju seda nagu aju vaimset nagu võimekust kasutama, et lihtsalt teen ära. Aga jah, õhtul on ikka see kuldne aeg, kus sa leiad mingi, teed endale asjad selgeks ja jõuad mingi uue tõdemuseni võib-olla. Aga kui sa mõtled tagasi nii-öelda sellele pingelisele ajale, eksamiperioodile või siis ka ülikoolis, kui on eksamid, et kas on tulnud ette ka, et mõni pisar tuleb kas siis õnnest või kurbusest? Ei, pisareid küll ei ole. Ma tean, et kui ma lähen seda tööd tegema, siis ma üsna hästi oskan ette ennustada, mis see tulemus on. Ja seega nagu mul ei ole põhjust ka nagu väga õnne ja õnnetuse pisarateks olnud. Eks ma ikka olen veidi selline paradoksaalne inimene olnud oma sõprade jaoks, et nad ei saa aru, kuidas ma saan nii palju panna pidu ja siis teha veel nii hästi eksameid. No näiteks riigieksami tulemustega oli ju selline lugu, et nad tulid mingi juuni keskel. Teil vist tuli isegi lõpetamise päeval, minu arust nad jäid hiljaks. Jah, nad jäid ikka päris hiljaks, nad tulid selle mingi 20. juuni kanti kuhugi. Ja ma mäletan, meil oli nagu kooli lõpu klassivend tegi enda maal sükse nagu peo. Ja siis hommikul, nagu peale pidu ikka, hommikul oli nagu selline
jah, no selline veid pea oli paks ja selline olla seal ja siis keegi tuli, et kuule, eksami tulemused on väljas. Siis me olime, vaatame kõik. Ja oligi, vaatad sulle oma tulemusi, siis vaatad, no matemaatikas oli, eks ju, jackpot 100. Pisaraid ei ole tulnud, jah. Et olen vist kas siis kalk või emotsioonivaene inimene. Aga kui nüüd kokkuvõtvalt võtta, siis mis oleks need kindlad 3 soovitust, et kuidas edukalt riigieksameid teha, et tuleks see 100 punkti ja saaks ka pidu panna? Hakakegi varakult pihta, tehkegi järjepidevalt, katsetage erinevaid nagu neid õppimismeetodeid, tehke selgeks nagu see, mida te päriselt tahate teha, et kui ma ütleme, raske on tegelikult öelda jällegi, 10. klassis sa ei pea näiteks teadma seda, eks ju, kuhu su elu tüürib, ega ma ka ei teadnud. Aga sul on ikkagi see mingi nagu valdkond, kas siis ongi meditsiin või mingi tehniline pool või mingi loodus, sa enam-vähem seda nagu tajud. Et kas või siis ongi, et keskendu nende ainetele nagu rohkem. Näiteks matemaatikas ma ei pidanud kodus mitte ühtegi ülesannet tegema gümnaasiumi jooksul. Ma ei teinud isegi seda nagu vihikut lahtigi. Ma olingi lihtsalt hardcore tunnis, full hustle ja kodus ma sain puhata. Sul ei ole väga mõtet tulla sinna kooli, kui sa istud nutitelefonis või sa ei tee kaasa. Aitab riigieksamiteks valmistamisel kaasa see, kui sa nagu jagad, vahetad oma mõtteid oma klassikaaslastega või oma mingi sõpradega. Et see, mitu pead on ikka mitu pead ja ta jõuate mingi parema lahenduseni, tõdemuseni, näiteks ongi, kui teil on eesti keeles on mingid need arutlemisülesanded, siis ei ole mõtet seal omakesksis kogu aeg arutleda, et võta mingid paar venda kampa ja kas või õpetajaga jagada oma mõtteid. Loodame, et kõigil lähevad riigieksamid hästi ja aitäh sulle! Aga palun, ma loodan ka, et kõigil läheb hästi ja ma loodan, et näeme majandusteaduskonnas siis. Just!